Tere, mina olen Eve Tobias ja olen Naiskodukaitse tegevliige. Ühtlasi minu kirg kriisivalmiduse teemade vastu on toonud mind tööle Päästeametisse. Ja täna räägime siis siin Päästeameti Põhjakeskuse majas natukene sellest, kuidas paremini valmis olla erinevateks kriisiolukordadeks. Miks me sellest üldse räägime? Mis asi see kriis üldse on? Ühelt poolt võib öelda, et kriis on ka see näiteks, kui ma ei tea, kaotad telefoni ära, täielik kriis, eks ju, kõigi sõprade kontaktid kadunud. Teistpidi on meil sellised suuremad ohuolukorrad ja kriisid, on näiteks talvel tormid või miks ainult talvel, ka kevadel, suvel ja sügisel on vahel torme, mis murravad puid, puud kukuvad kas siis teede peale, takistavad liiklust, kukuvad elektriliinide peale, on elekter läinud. Juhtub näiteks seda, et mingite teetööde käigus kaevatakse läbi kas elektrikaabel, veetoru või mis veel hullem, mõni gaasitoru. Et tegelikult selliseid asju juhtub igapäevaselt. Kui me natuke mõtleme tagasi, siis mõni aasta tagasi, mis olukord meil oli siin? Meil oli tõsine tervisekriis, eks ju, oli COVID-pandeemia. Ja kuigi meil kõik teenused toimisid, see mõjutas siiski inimeste käitumist väga palju. Ühelt poolt oli see tundmatus, ehk siis meil ei olnud piisavalt infot selle kohta. Ja see põhiliselt tekitaski paanikat. Inimesed ostsid paljudest kaupadest poeletid tühjaks ja väga selgelt tuli välja, et inimesed tegelikult ei ole sellisteks olukordadeks valmis. Käime natukene läbi siis, kuidas me erinevateks olukordadeks võiksime paremini valmis olla. Oma valmistumise juures peame me tegelikult väga lihtsalt hakkama mõtlema sellele, mida meile endale vaja on. Kõige kriitilisem võib-olla on soojus, ehk keha jahtub väga kiiresti, eriti kui on talv või ka suveööd näiteks on jahedad ja kui sinna juurde veel natukene ärevust, siis väga kiiresti võib tekkida alajahtumine, ehk siis me peame alati mõtlema, kuidas me saame ennast soojas hoida. Võite oma vanemate käest ka kodus küsida, et kuidas teie kodus kõigeks selles valmis olete. Kui näiteks on elekter ära, teil on elektriküte või siis teil on keskküte ja see keskkütte radiaator ei lähe soojaks, et kas te olete mõelnud, on teil sooja riideid kodus, on teil võib-olla mingisugune võimalus sooja saada, kas siis gaasikiirgur või midagi. On võib-olla erinevaid vahendeid, millega ennast katta, termotekid, pisikesed, üldse mitte kallid, et neid võiks, kellel vanematel on autod, siis väga soovitan autodesse panna, aga ka kodus võiks mõni selline olla, et kõige kiirem abi, mida ümber tõmmata, kui jahedaks läheb. Järgmine, mis on kindlasti väga oluline, ilma milleta me elada ei saa, on vesi, eks ju. Et veega on nüüd selline lugu, et inimese kohta võiks arvestada 3 liitrit ööpäevas. Kui teil on näiteks 5-liikmeline perekond, see on siis juba 15 liitrit ööpäevas. Ja kui me tegelikult räägime, et vähemalt nädala võiks iga perekond ise hakkama saada, siis tegelikult vist ei ole väga realistlik sellist rohkem kui 100 liitrit kodus hoida. Et jah, mingisugune esimeste päevade varu kindlasti, aga edasi peaks juba läbi mõtlema, kust saab vett juurde. Võib-olla on veeettevõte teie linnas või külas nii tubli, et erinevate kriiside puhul toob siiski vee teile koju, siis on juba väga hästi, aga alati tasub mõelda ka sellele, et mis siis saab, kui vett ei ole. Kas ma saan oma joogivee kätte, kas ma saan ennast pesta, sest hügieen on ka väga tähtis. Ehk meie looduslik vesi tegelikult on pesemiseks niikuinii, aga ka joomiseks täiesti ohutu. Kõige kindlam viis on muidugi läbi keeta.
läbi keetmiseks võib võtta ka, kui elektrit ei ole, elektripliit ei tööta, on ka erinevad priimused, matkapliidid, kõikvõimalikud sellised suhteliselt lihtsad ja üldse mitte väga kallid lahendused. Ja teinekord lähete matkale, on ka hea kaasa võtta, eks ju. Et lihtsalt oluline on see, et sul on siis olemas see õige gaas sinna juurde ja et seda on piisavalt. Et kõige lihtsam moodus vett puhastada ongi siis läbi keeta ja vähemalt 1 minuti peaks seda vett keetma, ehk jälle teadmiseks, kui te näiteks olete matkal, leiate mingi toreda järvekese, kust endale joogivett võtta, siis keetke ta ikkagi igaks juhuks läbi. On variante ka veepuhastustablette kasutada. Need on veidike sellise basseini vee maitsega, et võib-olla esimene valik see ei peaks olema. Ja lisaks siis sellistele, ma ütleks pigem sellistele profidele matkajatele, et saab kasutada ka veefiltreid. Meil on selline võib-olla veidikene kallim matkakaup, et päris igaühele ei soovita. Aga lihtne lahendus, keeda vesi läbi. Kuidas selle pesemisega siis on? Sest ilma pesemata me ikkagi ei saa, eks ju. Kodus võiks alati olla niisked salfakad, ehk siis esimese hooga ajavad asja ära kindlasti. Erinevad desovahendid, on olemas ka erinevaid selliseid kui puhastusvahendeid, asju, et igaüks saab vaadata endale sobiva variandi, aga oluline on see, et sa mõtled läbi just selles vaates, mis on minu jaoks ja minu pere jaoks oluline. Kui ma elan näiteks maakohas jõe kaldal, ma sain jões käia ennast rahulikult pesemas suvisel ajal, talvel ilmselt mitte, eks ju, siis ei ole probleemi. Kui mul on oma puurkaev või oma võib-olla isegi ämbriga kaev, eks ju, saan vee kätte, pole probleemi. Et pigem siis jah, kui seda head lahendust ei ole, siis tuleb neid nii-öelda teisi lahendusi mõelda. Mida me veel vajame? Süüa, eks ju. Et söögiga on nüüd ka selline asi, et taaskord võite te ise mõelda, võite ka vanemate käest küsida, et kuidas meil on sellega, et kui homme pood on kinni, kas me saame nädal aega hakkama selle toiduga, mis meil kodus on. Ja see ei tähenda seda, et teil on kodus üks kasti täis toitu, mida te kusagil hoiate kriisi ajaks. Ei, see tähendab pigem seda, et kõike on koju ostetud natukene varuga. Ei tea, sinna käivad ka kartulid, porgandid, erinevad köögiviljad, puuviljad. Ja ka loomulikult võib mõni konserv alati olla, kui te sööte. Ehk kõik see, mida teie pere ise sööb ja loomulikult rõõmusõnum lastele, eks ju, alati ka midagi sellist kiiret, energiat andvat, ehk siis mõned kommid, mõned küpsised, mõned batoonid, et taaskord vastavalt teie enda pere eelistustele. Ei ole mõtet osta näiteks, ma ei tea, tatart, kui peres keegi tatart ei söö. Mida juhtus väga palju just COVID-i ajal, et kõik inimesed hakkasid ostma tatart ja olen kuulnud täna veel, et inimestel on see tatar kodus alles ja nad ei söö seda. Ja ei ole nagu nii nälga olnud, et oleks pidanud sööma hakkama. Ehk isegi kui me mõtleme sellise nii-öelda koduse toiduvaru peale, siis mõtleme seda selles võtmes, mida meie ise eelistame ja mida meie tahame süüa. Sest kui meil on niigi ärev ja keeruline olukord, siis me ei pea endale stressi juurde tekitama sellega, et me oleme nüüd ostnud kalakonserve, aga peres keegi kala ei söö. Või ma ei tea, ongi pigem eelistame taimset toitu ja nüüd oleme ostnud liha, eks ju. Ja toiduvaru on ka kõik see, mis on sügavkülmas. Tõsi, kui elekter läheb ära, siis mõtleb, mis nüüd saab, eks ju, kõik hakkab sulama. Sügavkülm mõned päevad peab kindlasti kenasti vastu, kui seda ust liiga palju ei liiguta. Ja edasi tulebki siis hakata sööma marjadele suhkur peale, lihatoodetele võib-olla sool peale, läbi keeta, läbi küpsetada. Abiks vajadusel jälle see priimus või pliit, matkapliit võib-olla on kodustes tingimustes veidi kindlam vahend, et pigem koju soovitaks seda, kui käite ka matkamas, siis priimus, et on hea lihtne kaasa võtta.
Mis on veel väga oluline, kui kellelgi on mingid ravimid, mida te kindlasti peate võtma, et üks asi on sellised esmaabitarbed ja võib-olla lihtsamad käsimüügiravimid, neid peaks alati väike varu kodus olema, alati peab ka jälgima aegumistähtaegu, aga kui nüüd on tõesti selline ravim, millest võib olulisel määral sinu tervis sõltuda, siis vähemalt 1 kuu varu peaks neid retseptiravimeid kodus olema. Ehk et ei juhtuks seda, et mul on täna viimane, on ta siis süst või tablett, eks ju, ja mõtlen, et küll ma homme ostan, aga homme on apteek kinni, on võib-olla sideteenused katkenud, ei saa keegi tuua, sest meil on ju digiretseptid, eks ju, keegi ei saa tuvastada apteegis, kes ma olen. Et selliste probleemide vältimiseks kindlasti mõelge läbi, mis on need eluliselt olulised ravimid. Mida siia juurde veel? Kindlasti on meil vaja valgust, et on need siis taskulambid, erinevad muud laadi valgusallikad patareide peal, akude peal, küünalde juurde tikud, eks ju, taskulambi juurde patareid ja et see patarei ka klapiks ka just selle sama tootega, kuhu teda on vaja panna, et me valesid patareisid ei ostaks koju. Ja loomulikult, mis on tänases maailmas või üleüldse inimese jaoks kõige olulisem on siiski info. Esiteks, kust me saame seda ametlikku infot, mis on juhtunud, ja teine pool, kuidas me omavahel saame suhelda. Niikaua kui on sideteenused olemas, telefon toimib, eks ju, kas meil on ka millega telefoni laadida, on akupank, kusjuures täis laetud, tasub aeg-ajalt vaadata, kas see akupank on endiselt ikka veel täis. Mõnel neist on kenasti, kui sellel peaks olema kohe näha, tulevad siia tulukesed, kuidas sisse lülitada. No võt, sellega ei ole väga hästi, eks ju, üks ainuke tuluke vilgub meil siin. Selle peaks panema nüüd laadima ja hoidma teda siis ka vahepeal kasutama ja hoidma teda ikkagi laetud olekus kogu aeg. See on selliseid toredaid asju, kus saada ka riiklikku infot, eks ju, on raadio, millel on siis, ühelt poolt on tal sees patareid või akud. Tal on peal pisikene päikesepaneel, millega saab laadida ilusa ilma puhul. Ja tal on veel üks selline tore asi siin. Ehk siis dünamo, millega saab siis ka seda, kui tal on parasjagu akud sees, saab neid akusid täita. Ja raadiokanal siis, kust me saame sellist usaldusväärset riiklikku infot, on loomulikult Vikerraadio. Televisioonis siis ETV ja ETV+, ehk siis Eesti Rahvusringhäälingu kanalid, kust alati antakse ka erinevaid uudiseid vähemalt täistundidel, kui mitte sagedamini, mis on siis usaldusväärsed. Millest me võib-olla jõuame siis sujuvalt ohust teavitamise juurde, et raadio ja televiisor kindlasti ei ole need kõige kiiremad ohuteavituse kanalid. Ja tänasel päeval on siis riigil ohuteavituse süsteem EE-alarm ja koosneb siis peamiselt, üks on sireenivõrk, mida kui te mäletate, testiti paar nädalat tagasi. Suuremates asulates käivitati sireenid, ühtlasi siis saadeti ka välja sõnumiteavitused ja äpiteavitused. Ehk need ongi siis järgmised osad sellest ohuteavituse süsteemist. On siis SMS, mille saatja on alati e-alarm, siis on meil 2 toredat äppi. Üks neist on Eesti äpp, kuhu saab sisse logida ka, mis on nagu eesti.ee lehekülg ja seal saab määrata ära ka, et te soovite saada ohuteavitusi. Ja teine väga oluline mobiilirakendus on siis Ole valmis äpp. Ja taaskord, kellel veel ei ole oma telefoni seda alla laetud, siis väga soovitan laadida.
see lisaks sellele, et siin on võimalus endale need nii-öelda ohuteavitused tellida, siin on väga palju muud avastamist ka. Eks siin on kriisiks valmistumiseks erinevaid juhendeid, kuidas paremini, kuidas valmistuda, mille peale mõelda ja mida võib-olla koju soetada. Siin saab ka hinnata ennast, et mis tasemel ma parasjagu olen, kas minu perekonnal on kõik vajalikud varud olemas või on midagi veel vaja. Ja lisaks siis on siin näiteks esmaabi, siin on kuidas osutada esmaabi, sellist elupäästvat esmaabi, elustamist, kõike. Et seda tasub juba lihtsalt niisama vaadata. Ja mis isiklikult minu enda arvates on kõige ägedam funktsioon siin, on see, et kui teil on vaja helistada välja siit, siis tegelikult ei pea guugeldama, otsima, te võtate äpi lahti ja te saate otse äpist helistada välja. Kui me vaatame siin näiteks riigi infotelefon, ma loodan, et te kõik teate seda. Kui on oht elule või tervisele, siis te helistate 112. Kui teil on pigem küsimus või on selline info saamise vajadus, sealhulgas ka kriisiks valmistumise infot, saab 1247. Ehk siis üks telefon 24/7. Ja saate siia otse ikoonile vajutades valida otse selle riigi infotelefoni. Ja siin on neid numbreid väga palju. Erinevad teenuste katkestused, kuni, ma ei tea, lasteabi, on psühholoogid, on kadunud sihtasutus, mürgistusinfo, kuni loomade teemani välja. Ja see äpp töötab ka ilma internetita selles versioonis, mis ta viimati on uuendatud. Nii et, ja võtab väga vähe ruumi tegelikult telefonis. Nii et väga soovitan, laadige alla endale telefoni. Ja vaikselt hakkame seda teemat siis kokku tõmbama. Et kogu selle tänase, see on väga selline lühike, kerge sissejuhatus kogu selle valmisoleku teemasse. Miks me sellest räägime? Kindlasti sellepärast, et me kõik tahame olla pigem need, kes saavad hakkama, need, kes vajadusel ise annavad abi, mitte ei ole abivajajad. Ehk riik teeb alati oma, valmistub ja on erinevad ametid, kes siis reageerivad, aga kõige olulisem on alati inimeste enda isiklik valmisolek. Sellel baseerub kogu meie riigi valmisolek. Ehk siis koju minnes küsige kindlasti vanematelt, kuidas meil täna on, kas meie saame hakkama. Ja kui on küsimusi, võite alati pöörduda Naiskodukaitse poole, Päästeameti poole, ka 1247 helistada ja küsida need küsimused ja teile antakse nõu, kuidas edasi. Ja kui on koolidel soovi, siis julgustan ka meid kutsuma enda juurde. Viime veidi pikemad, põhjalikumad, veidi praktilisemad tunnid läbi. Aitäh teile kuulamast ja kui on küsimusi, siis vastan hea meelega. Esimene küsimus on see, et kas Eestis ollakse piisavalt valmis kriisideks. Aus vastus on täna ei olda. Et kui me mõtleme riigi tasandit, jah, meil oli väga pikk paus, kui liiga palju just ei tegeletud selle teemaga. Et siin viimased võib-olla 7-8 aastat on ta rohkem fookuses. Ja me liigume õiges suunas. Kui me mõtleme inimeste tasandit, siis Päästeameti viimase uuringu järgi on 13% peredest ainult valmis. Ehk meil on pikk tee käia. Kuidas jääda kriisi ajal rahulikuks? Ma olen täiesti veendunud, et kõige parem moodus rahulikuks jääda on plaan enne valmis teha. Ehk siis kui sul on plaan, kui sa oled läbi mõelnud, sa tead juba täpselt, et kui midagi juhtub, me perega kohtume seal, ma ei tea, oleme läbi mõelnud, kus on meie toiduvarud, kui me peame kodust lahkuma, kuhu me läheme vanaema, vanaisa juurde näiteks, et seal on võib-olla maakoht ja turvaline. Et kui ma olen seda juba korduvalt läbi mõelnud, läbi arutanud perega, siis ma olen päris kindel,
et me pigem toimetame ja me ei lähe paanikasse. Mis on kõige levinum viga, mida inimesed kriisiks valmistudes teevad? Ma ütleks, et kõige levinum viga on see, et ostetakse see nii-öelda kast koju ja seda isegi ei avata. Ostetakse võib-olla generaator isegi koju, aga tegelikult ei ole keegi seda lahti teinud, ei ole kütust selle jaoks. Võib-olla ongi akupangad on olemas, aga need ei ole täis laetud, nagu te seda akupanka siin nägite, eks ju. Et sellised, kui me midagi soetame, oleme otsustanud, et seda on meil vaja, siis proovime selle läbi, katsetame, et see töötab, õpime kasutama. Ka kõik igasugused matkapliidid, priimused, minge tehke perega üks väljasõit loodusesse, proovige järele, kas kõik asjad toimivad. Kui on küsimus minule, mis minu esimene samm oleks, kui kriis algab, siis mina olen täna riigikaitselisel töökohal, ehk mina tean, et mina pean tulema tööle. Ja koduses vaates olen läbi mõelnud, mida teeb minu pere, kuhu minnakse, kuhu minu loomad lähevad. Et selles mõttes kõik see on läbi mõeldud, ainult üle helistada, et sina lähed sinna, sina võtad koera ja nii edasi. Ehk taaskord mõelge ka need plaanid läbi, et kui me sel hetkel ei saa helistada näiteks, kuidas me siis omavahel suhtleme. Kuidas aidata teisi inimesi kriisi ajal ilma enda turvalisust ohtu seadmata? See on väga hea küsimus, sest tegelikult alati esimese asjana me peame mõtlema enda turvalisusele. Kui see on ohtlik meile endale, et minna appi, siis me tegelikult ei saa minna appi, me peame tagama ennem turvalisuse. See puudutab ka näiteks isegi mitte kriisi ajal, võib-olla siin tänaval näiteks näete, et keegi inimene vajab abi, on kiirabi vaja, ehk siis te kõigepealt veendute, et see inimene ei ole teile ohtlik ja alles siis lähete vajadusel abi osutama. Või et ei ole mingit ohuolukorda, kusagilt ei ähvarda teid ka sama oht, mis tema tervisele mõjus. Keskmise kriisivaru kokkupanemise hind. Ma ütleks, et kui seda võtta nüüd niimoodi, et toiduvaru osas eriti, kui mul on selline pisikene varu ees, et ma nüüd nädala jooksul ei pea poodi tormama, kui mingi jama on, siis võib-olla isegi rahaliselt on ta veidi odavam, et ma näiteks ostan ette asju, ma saan vaadata, mis hinnaga poes on, osta siis, kui on soodushind. Aga kui mul on kriitiline mingi asi on otsas, siis ma ostan selle hinnaga, mis ta poes on. Kui me nüüd mõtleme kõike muud, mis siin on, ma ei tea, taskulambid, matkapliidid, erinevad salfakad, esmaabi asjad, väga palju neist tegelikult on meil kodus olemas. Võib-olla jah, üks tore asi on see raadio, aga teate, kui ema-isal on auto, siis tegelikult autoraadio ajab asja ära. Igaühel ei pea sellist raadiot kodus olema. Akupanga kohta ütlen küll, et peaks ka suuremaid akupankasid või siis üldse on sellised päikesepaneeliga lahendused, kuhu saab siis, paned selle päikese kätte, paned oma telefoni sinna laadima. Kõige parem veel, eks ju, saab jooksvalt energiat. Et jah, nad kokku summat ei oska öelda, on erineva rahakoti jaoks ja neid saab osta tasapisi. Ei pea kõike korraga ostma. Samas, kui on soovi, on ka tootjaid, kes panevadki selle paki kokku. Ma pigem siiski soovitaks ise vaadata enda perest lähtuvalt need asjad. Kui kiiresti peaks reageerima, kui kriis algab, sõltub kriisist. Kui teile tuleb näiteks ohuteavituse sõnum, et teie piirkonnas on üleujutus näiteks või üleujutuse oht, reageerige kindlasti. Maailmast on näiteid, kuidas inimesed, või mis maailmast, isegi Pärnus oli meil siin aastaid tagasi, kuidas inimesed lõpuks vesi tuli majja ja istusidki kapi otsas. Sel ajal ei olnud meil ka nii head teavitussüsteemi. Et tegelikult, kui tuleb riigilt teavitus, siis reageerige kohe. Alati on ka käitumisjuhised seal juures või koht, kus lisainfot saada. Et pigem tuleb sellele ikkagi kohe reageerida.
Ja kõige viimane, kui minu käest on küsitud, kas ma ise olen olnud päris kriisiolukorras. Jah ja ei. Selliseid väikseid veekatkestusi, elektrikatkestusi, aga mul õnnestus ka Ukrainas käia eelmisel aastal ja ka õhurünnaku ajal tõesti üks öö varjendis veeta. Et see on selline, jah, võib-olla ma ei saa öelda, et see meie jaoks oli seal väga suur kriis, aga seda tunnetust, mida see tähendab. Aga teistpidi ka seda, et seal läheb elu edasi, koolid toimivad ja kõik toimib endiselt. Nii et ma usun, et kui me kõik mõtleme oma asjad läbi, teeme plaanid, siis me tegelikult oleme kõik hakkamasaajad ja me saame hakkama. Aitäh teile ja ilusat koolipäeva jätku!